laupäeva hommikut. Kell on saanud 9:30 sinna pealegi ja mida teevad kaks vana sõpra, kellel ei ole laupäeva varahommikul und? Kolavad mööda linna ringi ja avastavad põnevaid tegevusi. Nõnda ka meie, Liis, sinuga. Ja, aga vaata, kui need tegevused on seotud kultuuriga ja teevad sinu sellised loometšakrad lahti, siis palun väga, iga minut on hästi investeeritud minut. Just, ja täna meie esimese loona me siis tõepoolest läheme ja vaatame, kuidas sünnib teatrikunst. Ja alustame ikka täitsa nii-öelda rohujuure tasandilt, ehk siis vaatame looja pea sisse ja kuidas sealt edasi asjad arenevad ja lõpuks jõuavad ka nii-öelda meieni. Ja see kõik on see, mida ka sina saad ise loomulikult järele proovida. Lähme! Teatripäeval avati Teatri- ja Muusikamuuseumis näitus, mis jääb avatuks üsna pikalt. Ja kui ma küsisin, Karmen, sinu käest, et kui ma siia tulen näiteks oma perega, et mitu tundi ma võiksin aega varuda, siis sa ütlesid, et mõni võtab 4 tundi, aga kes tahab kiirelt, saab ka poole tunniga läbi. Aga ei, sa ei saa kiirelt siit need toad läbi käia, sest tube kokku on 12 ja iga tuba annab sulle võimaluse olla tegelikult ju looja. Lõpuks jõuda ise lavale välja ja olla keegi, olla suursugune artist. Nii on. Mis on selle näituse mõte? Näituse mõte ongi see, et avada lastele teatri- ja muusikamaailma ja ollagi ise just siis see looja. Käed külge panna, proovida, kuidas erinevaid ameteid on siis justkui ise pidada ja katsetada, kuidas see loovus lendab. No juba on ju käinud lastegrupid sul siin. Mida nemad tagasisidena ütlevad? Mis neile kõige rohkem on huvi pakkunud? No bändituba on kindlasti üks, sellepärast, et kui paljudel lastel on kodus trummid ja kitarr ja ka süntekas, mida saab ise mängida, siis kindlasti kõik selline krimmituba, selline salapära, kõik sellised ja kus saab ise kostüüme proovida, see on ka kindlasti kõige vahvam. Kui ma nüüd alustan siin esimeses toas, siis millele ma veel võiksin tähelepanu pöörata? Ma arvan tegelikult kõik need esemed ja asjad, mis siin riiulitel on, et need ei ole ka juhuslikud. Et siin telerist tuleb ju ka Buratino lastelavastus. Just, ja siin kõrval on kohe siis, kus me ka seisame, ongi see sama originaalklaver, mis on siia toodud ja hetkel ta museaalina pole, nii et ainulaadne võimalus, kus võib seda siis päriselt ise ka proovida mängida. No ma kunagi käisin klaveritunnis ja siis õpetaja ütles, et tead, Liis, 1 käega saad hakkama, 2 kätte kokku panna. Siis on nagu lootusetu olukord, et jää pigem millegi muu juurde. Ja siin ongi noodivihik, eks ju? Ja saab siis ise vaadata näiteks Kiisukese unelaul. Just, et kes nooti tunneb, saab päriselt mängida, kes nooti ei tunne, siis saab katsetada. No järjekordne ruum, kus juba mõnevõrra aktiivsemalt saab nii-öelda osa võtta sellest ekspositsioonist ja väljapanekust on nüüd see, kus me oleme sinuga, Karmen, ja tegemist on siis meil Maketi. Just erinevate lavade nii-öelda ja erinevate näidendite makettidega. Et kui meie noored teatrihuvilised saavad ise vaadata ja ise oma maitse järgi praegu luua mingisugust lavalist kujundust, siis siin on tegelikult need kujundused, mis on ka päriselt kasutuses olnud ja on siiamaani. No kes siis ei teaks? Punase auto järgi tunneb ära, et see on näiteks meil siin Naksi trallid. Selline lakooniline lahendus on meil siis Hamlet ja kes siis ei teaks Eesti klassikat Röövli tütar Ronja. Palun väga, siiamaani veel noorsooteatris seda mängitakse just nimelt sellisel laval, küll päris suuruses. Aga üks lava, mida ma ei ole siin märganud, mis kindlasti võiks siin olla, sest et ma arvan, et see võtaks tuhandetel, kui mitte öelda 10 000 teatrihuvilistelt nagu sellise ängistuse maha, sest et päris elus nad ei pruugi veel nii pea vaatama seda pääseda, on see, et siin võiks olla ka makett sellest Rahamaa lavast. No lõpuks ometi ma leidsin su üles. Lõpuks leidsid mind? Lõpuks leidsin sind ja miks ma ei imesta? No kus ikka võib Liise leida seal, kus kes ma olen nüüd? Selga proovida toredad asju. Hiiremammi, piks. Hiiremammi, ma mõtlesin, et sa oled nagu, mõnes mõttes ka nagu meenutad jänkut. Kuule, aga tead, mis mul siin silma jäi? Siin näiteks on isegi... Ei, päriselt ka. Pipi originaal kavandite järgi õmmeldud spetsiaalselt siia näituse jaoks on siis ka mõningad sellised kostüümid ja näiteks, kui ma tahaksin, et see oleks tegelaskuju Karmenist, siis sul on praegu originaal
kaabu peas. Karmeni kaabu. Ei, mitte Karmeni kaabu. Karmeni näidendi kaabu. Just, ja. Ja ma ei tea, võib-olla... Aga millist kostüümi ma võiksin kanda siis, et kui sinust on saanud nii-öelda siis selline vallatu jänku. Nii. Ajakirja jänku. Aga äkki sa tahad ehtida ennast võõraste sulgedega? Võõraste sulgedega? Jah. Ma ei tea küll, kuidas sul see selga läheb, aga äkki me... Teeme selle sulle hästi lihtsaks. Vaata, võta see kaabu ära. Võtan kaabu ära, nüüd ma enam ei ole Karmeni tegelane. Ja pane see endale. Nüüd saab minut. No. Aga ma arvan, et see kaabu ikkagi sulle sobib siia. Sobib siia. Ja, aga peidame oma näod ka natukene ära, sest siin kõrval on Grimmi tuba, kus me saame oma tegelaskujud veel rohkem ellu äratada. Läheme vaatame, mis meist saab. Siin Grimmi toas näiteks on võimalik näha siis ka etenduse rehepapp selliseid tegelaskujude Grimmide visandeid. Jah, et näiteks rehepapp Ain Lutsep, eks ju, ühel variandil parukas ainult külgedel, et kuidas see siis näiteks sobiks või ei sobiks. Viktoriini küsimus sulle ka. Kes oli siis Eestis esimene teatritrupp, kes tõi lavale rehepapi? Mängiti siin samas teatrimuusikamuuseumi hoovis. Liis, laupäeva hommik. Keel ei ole isegi keel. Kell pole veel 12 saanud ja sa küsid mu käest juba nii keerulisi küsimusi. Esimene trupp, kes tõi rehepapi Eestis lavale. No ma kujutan ette, et see võis olla aastal 1657 näiteks. Tegelikult mitte. See oli Liis Lussmägi kultuuriteaduskond pedas. Sina olidki see Ain Lutsepa kehastatud... Meie kursus Vatt-teatriga koos tõigi rehepapi esimesena lavale. See oli nagu nii äge tunne, et selles mõttes mul nagu soe moment vaadata. No on täitsa Liisi nägu, peaks ütlema, et näed. Täitsa vale kostüüm sul seljas, Liis. Kuule, aga siin selja taga, kui sa mõtled, et tahaksid hoopis naksitrall olla, siis vaata, kuidas naksitralli tegelaskujud tehakse. Mis sa arvad, kes on see vasakpoolne tegelane? No tema on kindlasti siis kingpool. Ei ole kingpool. Oota natukene, vaata nüüd juba hakkab looma. Sina oled juba näinud, jah? Ma ei ole näinud. Ma olen naksitrallidega koos üles kasvanud. See oli mu lemmikraamatuid. Sammalhabe, loomulikult. Aga alguses jah, ma saan aru, et selle nina järgi sa arvasid, et on tegemist kingpooliga. Et Grimmi kunstnikud on tegelikult ikkagi selles mõttes ikkagi tõelised geeniused, et nendes on mitu asja koos. Põhimõtteliselt nagu natukene nagu ilukirurge, sest et nad võivad su näojooni moonutada selliseks täpselt nagu nõuab näidend. Ja üks päris nagu selline minu jaoks nagu uskumatu fakt on ka see, et päris paljud parukad, mis valmivad Grimmi kunstniku käe all nii-öelda siis spetsiaalselt sellele näitlejale nagu käsitööna. Need valmivad mitte Grimmi kunstniku enda juustest, aga päris inimeste juustest. Liis, tuleta mulle meelde, et mida sa mulle ilusal päeval ütlesid, kui sa kammiga käisid läbi mu kiharate läbi? Ma arvan, sa nägid seda unes, sellist momenti ei ole olnud. Oli. Sa ütlesid mulle, et mul hakkab kergelt kiilanema kukal. Ma siinkohal kummutan seda fakti, vaata praegu minu kukalt ja vaata nüüd. Sa panid selle tagurpidi vist või? Vaat see on kiilakas kukal, on ju. Ma võtan kõik oma sõnad tagasi. Aga samas kui niimoodi. Vaata. Täitsa tipp-top. Kas see on nagu halb öelda, et sa oled veetla? Ma just tahtsin ka öelda, et ma üldse ei karda seda, et vanusega juuksed välja kukuvad. Täitsa tipp-top. Ongi vähem kammimist. Meie oma ringkäigu lõpetame nüüd aga siin bändi toas ja selle hüüdlapse siin võiks olla, et hakka pihta, Sarapuu juba hakkas. Aga Karmen, mis mulle kohe silma jääb, on need imelised värvilised seinad, eks ju, kus on siis erinevad plakatid ja sa ütlesid, et sellised värskemad on saadud otse muusikutelt ja pöördusite nende poole. Täpselt nii, jah. Et kuna plakatitest tuli natukene puudus, siis pöördusime tõesti muusikute poole ja nad lahkelt jagasid oma plakatid, et just siin meie selja taga on need sellised värskemad plakatid. Ma arvan, inimene saabki tulla, vaadata, kus ta on ise käinud, tunneb ära
vot sellel kontserdil olin ka. Ja minul täna tekkis see tunne, täpselt kui ma vaatan siin erinevad suvetuuridki, mis on või Gunnar Kraps, kellega mul oli võimalus ka intervjuu teha, et selline hästi mõnus nostalgia tekib. Aga Karmen, siin on erinevad pillid. Kas ma pean oskama neid pille päriselt mängida või ma saan ikkagi kuidagi selle bändi tunnetuses ikka teistmoodi kätte? Ma arvan, selle saab ikkagi ka niisama kätte, et saabki just proovida, nagu ma enne juba ütlesin, piire pole, et saab katsetada, mängida, ise luua. Ja kui sa tahad olla ise looja, ise kunstnik, siis tule siia näitusele. Täpselt. Ja kuule, aga nüüd on küll niimoodi. Võtame kokku selle jutu. No võt, sellise kiire, kuid samas väga informatiivse ringkäigu käigus avastasin mina küll isiklikult väga palju uusi asju. Loodetavasti ka sina, Liis, kuigi sul on ju niikuinii kultuuriharidus, sa peaksid ometigi juba kõikide asju teadma. Oleks pidanud teadma. Oleks pidanud teadma. Aga kas või juba see oli minu jaoks tore uudis, et ma kogu aeg rääkisin näidend ja näidend on ju. Tegelikult näidend on see, mida kirjutatakse ja see, mille põhjal sünnib või see, mis sünnib näidendi põhjal, on lavastus. Nii et jällegi mõnevõrra targem. Aga mida kujutab endas üks käsipall? Kui intensiivne sport see on? Siis kui sa oled valmis, Erki, siis teeme ühe mõõduvõttu ka täna. Loomulikult teeme väikse mõõduvõttu, aga siin on veel natukene aega ja kuidas me seda teeme, selgub juba hiljem meie saates, mis teed.